Kui 2012. aastal Kia Optima esmakordselt ilmavalgust nägi, pidi ta minema ainult USA turule, kuid Kia otsustas ta tuua ka Euroopasse. Tolleaegsetele konkurentidele võrdväärseks vastaseks ehk Toyota Avensisele, Honda Accordile ja Mazda 6-le. Ja 2014. aastal paisati turule juba uuenduskuuriga Kia Optima. 2016. aastal toodi turule juba teise generatsiooni esindaja ja järgmisel aastal ka siis universaalkirjaga Optima. Ja 2018. aasta oktoobris on jõudnud Eesti teedele siis ka teise generatsiooni esimene facelift. Tal on olemas uued dünaamilised kurvituled, madalam müratase, ehk siin eelmiste Kia Optimatel oli just diiselmootoril see müratase üpris suur ja tal on ka nüüd olemas juhtmevaba telefonilaadija. Ja ka uus parkimissüsteem, mis võimaldab siis parkimist ka delegeerida ja auto külgedel on paigaldatud siis ultraheliandurid ja auto automaatseks tagurdamiseks siis risti parkimiskohale näiteks. Tal on olemas 6 360 kraadi kaamera ja ära on kadunud 1,7 liitrine diiselmootor CR-10, et Kial ei olnud mõtet tuua teda Euro 6D heitmegaaside normidesse, kuid see ei tähenda, et diiselmootorid oleks päriselt ära kadunud. Toodi uus 1,6 liitrine CR-10 diiselmanuaal 100 kilovatti ja maksimumkiirus 197 km tunnis ja 0-111 sekundiga ja keskmine kütusekulu 4,3 liitrit 100-le. Sisu on jäänud võrreldes vanasega aga samaks ja ainult on mõned väiksed tehnoloogilised uuendused siis juurde tulnud. Olemas on ka endiselt 1,6 liitrine GDI automaat 132 kilovatine bensiinimootor ja keskmine kütusekulu 6,1 liitrit 100 kilomeetri kohta ja 0-100 jõuab ta 8,7 sekundiga. Ja hinnad algavad talle 24 990 eurost, kui vanast oli Kia Optima umbes 4000 eurot odavam lausa. Selline on Kia Optima. Auto, mis pole küll igaveseks ehitatud, kuid sellegi eest pakub ta sulle väga ustavat sõpra kuni 7 aastat, mis juhtub peale 7 aastat, seda veel ei tea, sest et ükski Kia Optima ei ole veel 7 aastaseks saanud. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.